Tere, taas uus päev Lihtsaelu kanalil. Mina olen Kaido Sõmer, olen investor, olen ettevõtja ja mentor. Ja minu koos on minu elukaaslane Tiia Kuusk. Tere, ka minu poolt. Olen Tiia Kuusk, olen lahendusnõustaja, enesearengu juhendaja ja mentor. Ja täna me räägime reaalsuse loomisest tase 3. Ja. Aga enne, kui me läheme selle taseme 3 juurde või tase 3 juurde, tuletame meelde, et milline siis oli tase 1 ja 2. Tase 1 oli siis see, et iga sinu mõte loob. Ja vastavalt sellele, missugused on meie mõtted, on ka siis meie tegevused ja tegevus viib meid tulemuseni. Ja vastavalt siis sellele, kas see mõte on siis sind toetav või pigem sind hävitav, on ka tulemus, kas siis sind toetav või hävitav. Ja esimese taseme kodune ülesanne või ülesanne oligi siis, et märka ja võta vastutus oma mõtete eest. Ja rääkisime ka sellest, et hästi palju lihtsamaks teeb elu ja olemise ja ka loomise see, kui ma ütlen seda, mida ma mõtlen ja käitun nii, nagu ütlen. Ehk siis esimese tase kokkuvõte, reaalsus võrdub mõte. Tase 2 oli see, et iga meie mõte tekitab tegelikult emotsiooni. Emotsioon viib siis kas tegevuse või tegevusetuseni, mis viib jälle, mis annab tulemuse ja vastavalt siis sellele jälle, milline on see emotsioon, on ka tulemus. Et kui see emotsioon on meid toetav, positiivne, meid tõstev, inspireeriv, siis on ka tulemus selline. Kui aga see emotsioon on selline nii-öelda negatiivne, hävitav, mahategev, siis on ka tulemus sama. Ehk siis reaalsus võrdub emotsioon. Ja tase 2 selline ülesanne oli siis võtta vastutus, märka ja võta vastutus oma emotsioonide eest. Mis on siis tase 3 reaalsuse loomisel? Kui Tiia rääkis nagu esimesest 2 tasemest, siis need on esimesed tasemed ja selle eesmärk on see, et sa saaksid aru, et su mõtted loovad sinu reaalsuse ja need mõtted vastavalt sellele, millised mõtted on, loovad need ka emotsioone ja sealt tuleb meie reaalsus. Ja väga tihti inimesed taha võtta vastutust oma selle reaalsuse eest. Nad arvavad seda, et see reaalsus on midagi meist väljapool olevat, mis siis peab muutuma ennem, kui meie muutume, aga me ei saanud aru sellest, et meie ise oleme genereerinud seda reaalsust. Teadlased on avastanud 80–90% ajast me tegelikult ei viibi siin. Me teeme köögis süüa, samas mõtleme hoopis mingeid muid mõtteid, et me ei ole teadlikult kohal, vaid meie mõtted on kuskil mujal ja me käitume tegelikult alateadlikult sisse õpitud käitumisprogrammide alusel. Väga tihti, mitte alati, aga väga tihti. Ja kui me vaatame seda sellise Freudi mentaalse jäämäe järgi, siis me näeme seda, et Freud kirjeldab jäämäge, nagu me kõik teame, jäämäel on olemas ülemine tipp, mis on nagu veepealne osa ja see on olemas alumine osa, mis on tunduvalt suurem kui see jäämägi ise. Ja see on tegelikult see osa, mida me ei näe. Ja oluline selles on see, et kuna me suurema osa ajast viibime töötame automaatprogrammide järgi, siis need automaatprogrammid paiknevad just nimelt selle alumises osas. Ja siis see allpool V-tasandit on siis 2 sellist alateadvuse tasandit. Üks on siis alateadvuse tasand, kus kohal on meie mälestused, talletatud teadmised. Ja siin on ka sisse õpitud programmid igasugused, kuidas me käitume mingites olukorras. Näiteks selle tasandi pealt tuleb autojuhtimine. Et ma olen korduvalt avastanud sellist momenti, kus ma sõidan punktist A punkti B. Ma räägin kellegi teise inimese kõrvalistuga näiteks juttu ja ma ei mäleta, kuidas ma sõitsin ära selle teekonna. Ja siis on küsimus, kes siis sõitis? Tegelikult sõitis meie alateadvus, kes kogu aeg kontrollis, mis ümberringi toimub. Me oleme õppinud piisavalt kaua juba seda, kuidas autot juhtida. Selle tõttu meil ei olnud tarvis sekkuda ja alateadvus ei toonud meil nagu seda häiremomenti. Me ei aju nii kauaks, kuni midagi juhtub. Aga väga tihti on see, et kui isegi midagi juhtub, siis enne kui me saame aru, et midagi juhtub, on alateadvus reageerinud ja juba vajutame jalaga pidurit. Ehk see on see tasand, kus kohapeal meil väga kergelt kätte saadavad see informatsioon ja see tasand töötab meil kogu aeg taustal, ilma et me teaksime.
kuid siis on olemas veel selline teadvustamatuse tasand, kus koha peal on sees meie sellised sügavamad asjad, mille on natukene raskem ligi pääseda kui selle keskmisele tasandile. See on meie hirmud, sundkäitumised, mitte aktsepteeritud seksuaalsed ihad, näiteks mittemõistlikud soovid, mõnikord ka neist lapsikud soovid, eks, moraalsed tungid või siis häbiväärsed kogemused ja võib-olla isekad vajakud. Isekad vajakud on täpselt samamoodi kui lapsed, mõnikord see isekus on selline lapsemeelne täiesti. Ja kui me vaatame seda, et suurem jagu sellest ajast me viibime alateadlikkuse programmides, siis me saame aru, et kui meil enne mõtlesime teadlikult mõttega loome oma enda reaalsust, siis tegelikkuses suurem osa ajast loob meie alateadvus hoopiski meie reaalsust. Ja nüüd on küsimus selles, et samatmoodi nagu mõte tekitas mingisuguse tegevuse, on ka see, et alateadvus tekitab automaatika pealt toimivaid tegevusi. Kuid alateadvus käivitab ka emotsioone. See tähendab seda, et kui me teatud reageeringud saame kätte, siis võib tekkida, et emotsioon on alateadvuse poolt nagu valla päästetud. Ja selleks on olemas päästikud. Päästikud paiknevad siis meie alateadvuse ja meie sellise teadvuse vahel ja kui meil hakkab midagi välises keskkonnas toimuma sellist, kus koha peal meie alateadvus saab aru, et nüüd minnakse mingi ohtliku asja kallale, mis meie kehas on talletunud, siis see päästik võib vallandada emotsiooni ennem, kui me tegelikult teadvuse tasandil üldse suudame aru saada, mis meiega toimus või mis olukord see oli. Ja kuidas alateadvuse need programmid toimivad, on see, et kui me oleme sattunud elus šokiseisundisse. Šokiseisund võib olla, vaadake, me räägime täiskasvanu šokiseisundist, kus me oleme pikali maas ja värisime. Ei, me räägime sellest, kui me oleme lapsed. Ja lapsena võis olla see šokiseisund vägagi väikene asi, näiteks see, et teised mängukaaslased hülgasid sind. Sel hetkel, kui sa kogesid seda hülgamist, sel hetkel talletas sinu alateadvus kõik saadaoleva informatsiooni. See olid hääled, valgused, temperatuurid, maitsed, lõhnad, kogu infopakett, mis kõikide meeltega, mis tal on üldse võimalik tajuda, kogu see informatsioon talletatakse, sest see võrdub eluohtlik olukord. Ja nüüd sa lapsena tegid mingisuguse käitumise sellele, kas sa hakkasid nutma või sa läksid nagu paanikasse, eks, mingisugune käitumise nagu vorm töötati välja selleks, et ellu jääda selles olukorras. Ja see olukord lahenes, aga käitumise mudel talletati sinusse sisse. Ja nüüd juhtub see sama asi, et kui hakkab väga suur arv nendest komponentidest kokku langema, siis su alateadvuses aru saada, oot, nüüd on tulemas sama olukord ja nüüd päästik ja käivitab juba sellise käitumise, mida sa tegelikult võib-olla ei tahakski sellises olukorras. Sa võid puhkeda nutma mingis hetkes, kus kohal sa ei saa isegi aru, mis siis toimus tegelikult. Või sa lähed närviliseks, sa tunned südamelöögid ja hingamine lähevad nagu hoopis teistsuguseks. Või tuleb tunne, et tahaks ära põgeneda, ära minna. Või siis freezing, ehk siis jäätumine kohal. Ja selline nagu kangestumine või jah, et hangumine. Et sellistes olukordades, kui sa ei saa aru pärast tagantjärgi nagu võib-olla vaadeldes ja analüüsides oma käitumist või reaktsiooni, sa ei saa aru, miks sa niimoodi käitusid, siis see on märk tegelikult sellest, et tegu on mingi alateadliku reaktsiooniga, et selle all on tegelikult hoopis mingi teine põhjus, kui see olukord tuli lihtsalt ainult seda nii-öelda käivitama, ta oli see päästik. Ja selleks on siis teatud lahendused, kuidas see olukord lahendada või kuidas jõuda nende algpõhjusteni. Tavaliselt oleks selleks hea võtta keegi appi, keegi, kes oskab juhendada, kes on selle koha pealt professionaal. Ma näiteks tunnen ühte, et tema nimi on Tiia Kuus, kui te veel näinud ei ole, siis ma tutvustan teda siin kõrval. Tema teeb igapäevaselt inimestega tööd sellel teemal just, kuidas lahendada alateadvuse programme. Just, et jah, et sel kogemus on mul siin juba üle 15 aasta ja see on tegelikult väga huvitav ka ise inimesel endal teada saada, mis siis oli see päästik või mis oli see põhjus, miks ta reageeris. Väga tihti ei pruugi neid olukordi inimene isegi mäletada. Väga tihti öeldakse, et mul ei olnud see üldse meeles, aga kui mul nüüd see tuli ette, siis mul tuleb küll meelde, et selline olukord oli. Nii et tegelikult meie nagu see ellujäämise instinkt või selline, et sa oskab teda kenasti ära peita see alateadvus, niimoodi kuskile ära kokku pakkida,
et nagu mälus ei pruugigi seda olukorda enam olla. Vaata, kui meil linnupojad kasvasid meil rõdu peal, siis linnuema, nii kui me läksime välja rõdu peale, nii linnuema lendas pesast eemale ja hakkas hästi tugevalt säutsuma kogu aeg ja proovis meie ligidal olla endale tähelepanu tõmmata. Ja see päästik on samasugune asi, et ta proovib selle laengu, selle rünnaku sinu pealt lükata kõrvale, vallandades selle emotsiooni ja siis, et selle emotsiooni pealt sa toimiks, teeks siis mingisuguse tegevuse. Ja mis siis juhtub, kui sa tegelikult ei lähe varem või hiljem siis vaatama seda algpõhjust, et sa lasedki nagu siis nendele emotsioonidele, mida tuleb, ma rahunen maha, küll see läheb üle, no küll ta läheb üle, et varem või hiljem läheb üle, siis tegelikult ei lähe. Elu on näidanud, et need reaktsioonid lähevad võimsamaks ja võib-olla isegi tihedamaks, et sa reageerid veelgi tihedamini ja mis on veel, mida peaks tähele panema, on see, et varem või hiljem, kui me ainult peidame ja surume enda sisse neid emotsioone, siis hakkab ühel hetkel tervis järgi andma. Et tegelikult keha hakkab näitama välja, et midagi on väga valesti ja siis tulevadki niinimetatud need haigused või diagnoosid. Ja võib-olla siia üks hea raamatusoovitus, mis on minu kliente hästi palju aidanud ja mis neid on ka väga palju üllatanud, on Louise Hay raamat Tervendanud ise. Kui sa guugeldad kas Rahvaraamatus või Apollos Louise Hay Tervendanud ise, siis see raamat on nagu õpik. Ja selle raamatu tagumises osas on lausa tabel tähestiku järjekorras diagnoosidest. Ja siis seal on 3 erinevat tulpa ja teine tulp on just see, et see arvatatav mentaalne põhjus või siis nii-öelda see emotsionaalne lõks, mis on siis seda diagnoosi või neid sümptomeid tekitanud. Ja need kõik on tehtavad, need kõik on nii-öelda need haavad on tervendatavad. Aga oluline on see, et sa ei laseks neid nii-öelda hapuks. Mida varem sa nendega tegelema hakkad, seda kiiremini tuleb ka tulemus. Ja nii nagu Tiia rääkis seda, et sa topid ise enda sisse, tegelikult need valusad kogemused, mida me elu jooksul saame, et me loome sellise betoonist nõu enda sisse, siis topime neid valusaid kogemusi, sinna paneme hästi paksu betoonkaane peale ja loodame, et see nagu sellega mitte midagi ei juhtu. Aga tegelikult on see nagu aatompomm seal reaktoris, eks, et paratamatult üks plahvatab. Kahjuks see on, ja mida meie kogemus ütleb, kuidas inimesed saavad omale lihtsamat elu ja kergemat elu on see, kui sa ei mata neid emotsioone juba sel hetkel, kui nad tekivad enda sisse, vaid sa lased neid välja ja sa räägid neid välja. Kas või see, et sa leiad kedagi inimest, kellele rääkida nagu see asi ära, sa pead saama piisavalt palju seda endast välja, seda emotsiooni selleks, et need ei koguneks sinna betoonnõusse ja selle tagajärjeks ei ole siis sinu terviserikke ja see plahvatus, mis su sees võib sind viia kuhugile voodisse väga pikaks ajaks. Aga siin juhul tuleb tähele panna, et sa ei langeks sellesse lõksu, et sa lähed ja kurdad ja iga kord lähed ja kurdad ja siis sa tunned nagu sellised, et sa oled nagu kannataja või sa jääd sellesse ohvrimustrisse kinni. See vii sind tulemuseni, vastupidi, see viib sind veel sügavamale sinna sellesse kuristikku. Ja tihtipeale inimesed armastavad ikkagi seda näpuga väljapoole näidata, et keegi teine või miski olukord on hoopis süüdi. Ei ole. Et kiirtee lahendusteni on alati see, et kui sa lähed tõesti enda sisse või siis piltlikult öeldes või päriselt peegli ette ja küsid, mis siin päriselt on. Mis see mind tundma pani ja mida see olukord mulle tegelikult näitab. Ja kui sa ei saa ise hakkama, otsi endale abi. Et sa igal juhul võidad, mida sa kiiremini sellega alustad. Ja kui sa oled see viriseja, siis proovi kuidagi sellest virisemise mustrist välja saada, et sa ei käi ja vala oma hala kellegi teise inimese kaela, kes siis peab kuulama tunde sinu sellist hala. Jutt on halast, mitte sellest, et sa otsid nagu lahendust. Lahendus on see, et sa küsid, mis see mind tundma pani ja rääkida sellest, mitte näpp väljapoole näidates, vaid rääkida seda, et mis toimus minuga sellel hetkel, kui teine inimene käitus minuga niimoodi. See, kuidas tema käitus, on hoopis erinev asi. See ei ole kuidagi vabandatav, aga see ei tähenda seda, et see reaktsioon ei oleks olnud sinu oma. See põhineb arvatavasti sinu kas väärtushinnangutel või sinu mingitel käitumismustritel või sisse õpitud käitumismustritel lapsepõlvest tehtud reaktsioonid mingitel olukordadel, kus sa käitud nii, nagu sa käituma üldse ei peakski.
oluline on jah, et sa ei jääks kannatajamustrisse ega ohvrimustrisse, vaid võtaksid vastutuse oma emotsioonide, oma mõtete ja oma tunnete ja valikute eest. Ja siis sa saad selliseid tulemusi, nagu sa soovid. Aga siis taseme 3. Valem on siis see, et meie reaalsus võrdub meie päästik. Ehk need päästikud reageerivad palju kiiremini kui meie mõttetasand, palju kiiremini kui meie mõte, mis tekitab emotsiooni. Ja kuna me oleme 89% ajalises mahus, istume seal alateaduse tasandil, siis päästikud reageerivad palju kiiremini. Ja nüüd on see olukord, kus sa peaksid võtma vastutuse selle eest, oma päästikute eest, et sa saad aru, et opa, nüüd toimus midagi, nüüd reageeris päästik. Ja päästiku ülesanne on nagu odaga selline jahimees olla selle probleemi, selle aatompommi ees. Ära tule siia, see on ohtlik, järsku plahvatab, ära tule, juhim siit kõrvale kuidagi, see on nagu see lind, tead, sädistab kõrval. Ehk siis märka ja võta vastutus oma päästikute eest. Märka, et sul on päästikud. Proovi leida, mis on selle all tegelikult. Mis ma tegelikult siin tundsin. Kus mul selline samasugune mälestus veel on. Ja siis, kui sa ei suuda iseseisvalt need asju ära lahendada, siis TIA on väga hea lahendusnõustaja selleks. Ja on ka teisi spetsialiste väga palju, need on läbi hingamise võimalik teha, läbi erinevate teraapia mooduste. On võimalik vabastada neid emotsioone. Ja need tehnikud on tõepoolest erinevaid ja igaüks leiab endale just selle, mis talle sobib. Ja võib ka erinevaid tehnikaid omavahel proovida, et kord üks, kord teine. Ja vahel ongi nii, et üks tehnika, mis on kogu aeg võib-olla aidanud mingi konkreetse teema puhul näiteks ei toimi ja on vaja proovida hoopis midagi muud. Nii et ole selles koha peal loov ja lihtsalt võta vastutus oma emotsioonide, oma mõtete, oma tunne. Selles korras kõik. Kodutöö oli siis vaadata ja võtta vastutus oma päästikute eest, jälgida neid. Ja järgmiseks korraks oleks meil siis teemaks big rocks ehk suured kivid meie elus. Selles korraks kõik. Täname sind ja näeme juba järgmises videos. Suur tänu, et vaatasid, kuulasid ja kaasa mõtlesid. Kõike imelist sulle.